tere! Täna lähme Mossega töökotta. Plaan on siis vahetada rooli otsa munakad ära. Aga muideks, kui te teada tahate, on see auto ka müügis 2800 euroga. Aga vot, miks see nii kallis on sellepärast, et seal on mootor, mis on tehtud Stern Ilvese poolt ja mootori litraažiks on 1,8. Sellest räägin videos lähemalt. Vot. Mul antud pildil või videol on habe ajamata, kuigi antud hetkel on habe aetud, sest et ma teen voice over'it aga auto juurde siis, auto hetkel töötab väga ilusasti, aga miks ma nagu voice over'it teen, on see teema, et ma väga ei tegele nende videote ja asjadega, kuna mu igapäevatöö on sõidukite remontimine ja vanade autode taastamine, siis see on kõik lihtsalt võtab aja ja proovin vahest neid videoid teha võib-olla kuus paar korda, võib-olla ühe korra, võib-olla aastas mõne korra. Moskvitš, miks ta on nii kallilt müügis, on selleks, et siin on 1,8 liitrine mootor ja LSD sild, mis on juba enam-vähem see peaaegu mootori hind. Vot. Nii, auto on tõstuki peal ja sedasi ma näitan, kuidas kontrollitakse rooliotsi. Vot nii, Moskvitšil siis sedasi. Video alguses jäi mainimata, et rattalaager lõtkub ja Moskvitšil saab rattalaagrit peale keerata. Vot. Edasi jõuame mootori juurde ka, millest räägin täpsemalt. Välja näeb nagu 1,5 liitrine Moskvitši mootor, aga tegelikult sisu on 1,8. Kes teab, siis 1,5 mootoril on kolb 82 millimeetrit, siis temal on 85 millimeetrit. Kes teab, siis originaalmootoril kolvikäik on 70 millimeetrit, siis temal on 80 millimeetrit. Vot. Andmed on olemas video lõpus, kes vene keelest aru saab. Aitäh!